2026 aasta maailmameistrivõistlused võivad küll püüda hoida poliitikat jalgpallist eemal, kuid Iraani režiimi vastased meeleavaldajad ei paista sellest hoolivat. Esmaspäeval kogunes Los Angelese Rose Bowli staadioni juurde sadu iraanlasi, et Iraani esimese mängu ajal maailmameistrivõistlustel protestida Islamivabariigi vastu, keda nad süüdistavad jalgpallimeeskonna kasutamises propagandavahendina. Staadionin sees püüdsid mõned meeleavaldajad turvakontrollist mööda smugeldada lõvi ja päikeselippu. See on muidugi sümbol Iraanist enne 1979 aasta islamirevolutsiooni. Ja nad püüdsid seda lippu sisse smugeldada, sest FIFA keelab poliitilised sümbolid ning Teheran oli tegelikult ähvardanud mängu katkestada, kui seda näidatakse. Nüüd, kui järgmine Iraani mäng läheneb pühapäeval Belgia vastu, ütlevad meeleavaldajad, et neil ei ole kavatsust oma proteste lõpetada. Ja meiega liitub nüüd Darja Safai. Ta on Iraani-Belgia aktivist ja Belgia esindajate koja liige, kes tõi ise lõvi ja päikeselipu Iraani avamängule maailmameistrivõistlustel. Nii et Darja, eelmisel maailmameistrivõistlustel nägime paljusid Iraani fänne protestimas naised elu vabadusliikumise ajal. Miks tundub see maailmameistrivõistlus nii erinev? See maailmameistrivõistlus on Iraani inimeste jaoks teistsugune. Jah, see on sellepärast, et oleme kaotanud kauneid noori inimesi jaanuarikuu veresauna ajal, mille korraldas Iraani islamirežiim. Ainult 2 ööga tapsid nad üle 40 000 meie laste kauni ja vapra hinge. Nii et loomulikult, olles seda kogenud, mõtlesime, et me ei lase neil inimestel kunagi unustusse vajuda, ka mitte sellel maailmameistrivõistluste mängul. Ja me otsustasime isegi võtta kaasa 1000 T-särke nende piltidega, sest nemad on tõelised kangelased ja Iraani tõeline rahvuskoondis. Meie ei vaata Iraani praegust koondist kui rahvuskoondist. Nad esindavad Islamivabariiki, mitte Iraani ega Iraani rahvast. Aga me otsustasime võtta kaasa Iraani rahva T-särgid ja mälestuse neist, kelle jaanuari protestides kaotasime, et näidata kogu maailmale, millised koletised Iraani režiim on ja näidata maailmale, et me ei unusta kunagi oma armsaid, kes on oma elu kaotanud. Et muuta Iraan taas vabaks ja et lõvi ja päikeselipu lehviks endiselt kõikjal Iraanis kõige kõrgemal. Nii et me näitame maailmale, et me võitleme endiselt ja jätkame nende alustatud teed ning saavutame võidu. Darja, oleme näinud ka teisi Iraani fännide protestiaktsioone staadionitel, näiteks kui nad on rüvetanud Islamivabariigi lippu, selle asemel, et näidata keelatud lippu. Kas me võime oodata, et see eskaleerub kogu maailmameistrivõistluste jooksul või on tulemas karmimad meetmed? Staadionil endal olid samuti inimesed, kellel oli Iraani režiimi lipp või kes olid isegi Iraani režiimi poolt kutsutud. Nende piletid olid Iraani režiimi poolt kinni makstud. Ja kahjuks pean ütlema, et kuigi seal oli mõned iraanlased, siis enamik neist polnud isegi Iraanist pärit. Nad olid Pakistanist. Ma olen näinud inimesi Pakistanist, ma olen näinud inimesi Mehhikost, ma olen näinud inimesi, kes ei teadnud Iraanist ega jaanuaris juhtunust mitte midagi ja olid pärit teistest riikidest. Ja nad osalesid ning toetasid Iraani režiimi, mis oli ilmselge, et režiim oli neile maksnud, et nad seal oleksid ja nende eest räägiksid. Aga siiski võin öelda, et Iraani inimesed ei suuda seda ideoloogiat taluda. Lipp, mis on okupeerinud nende kauni riigi, on seal. Mõne iraanlase käes, kes ilmselt ei tea, mis jaanuaris juhtus, enam kui 40 000 inimese massimõrv. Nad sulgevad selle eest silmad. Kuidas nad julgevad midagi sellist teha? Ja ma võin teile öelda, et Iraani rahvas leinab sügavalt. Nad kurvastavad oma kaumite poegade ja tütarde pärast.
sellepärast, mis neil on kaotatud. Nad tõesti ei suuda taluda mõtet, et nende veri on valatud asjata. Aga ma võin ka öelda, et me püüame kuidagi olukorda ohjata, et asju mitte eskaleerida. Ja ma loodan, et ka järgmise matši ajal toimub taas samamoodi rahumeelne protest. Ja ma olen kindel, et me ei lase kunagi oma kaunitel tütardel ja poegadel ka järgmise matši ajal unustusse vajuda. Kuidas saavad Iraani fännid oma meeskonda toetada samal ajal režiimi tagasi lükates? Või on see seekord võimatu? Nii et seal olles oli tõeliselt kahju, et FIFA on keelanud selle ilusa ajaloolise Iraani rahva ainsa lipu ja selle asemel aktsepteerinud Iraani Islamivabariigi ideoloogilise lipu, mida ma saan võrrelda ainult kommunismi lipuga. Igal pool, kuhu nad läksid ja riigi üle võtsid, muutsid nad selle riigi lipu oma kommunistliku ideoloogilise lipu vastu. Täpselt sama juhtub Iraani režiimiga, mis on võtnud meie riigi, Iraani, pantvangi. Ja seega selle lipu keelamine FIFA poolt on häbiväärne tegu. Nii et me otsustasime sellele vastu astuda ja otsustasime selle sammu ette võtta. Võtsime oma lipu kaasa, kuid FIFA ei lubanud isegi lippe staadionitele sisse viia. Kui nad seda nägid, võtsid nad selle ära. Aga meil õnnestus kuidagi oma lipp kaasa võtta. Ja meid oli koos paljude inimestega, me tegime selle aktsiooni väga edukalt. Ja igas kaameras oli näha lõvi ja päikest säramas üle kogu staadioni. Hästi, Darja, ma tahaksin sind väga tänada, et sa täna meiega liitusid.